Kui öösel põletati pronkssõduri ees veel küünlaid ja monumendi esine oli kaetud lilledega, siis hommikul oli plats puhas ja jalutama pääsesid sinna ainult tuvid. Piirkonda turvas ligi 130 politseinikku. Kella 11 paiku hakkasid Rahvusraamatukogu ette kogunema need, kes monumenti kalliks peavad. Nende sõnul selleks, et vaadata, kuidas pikniku kavandanud monumendivastased hoolimata siseministri keelust siiski kogunevad. Aleksandr Korobov ütleb, et ta pole Eesti riigi vastu, vaid provokatsioonide ja ausamba rüvetamise vastu. Enne toimunut oleks ta olnud ka monumendi teisaldamise poolt. Но лично это мое мнение, я выражаю, что да. Но это нельзя было сделать после вот этого митинга 20 мая. То есть получилось так, они залезли на памятник, оплевали, обтоптали, сказали, уберите его, и правительство взяло и убрало. Получается, что правительство подчиняется вот этой маленькой группке, 200 человек, и правительство полностью выполняет то, что они хотят. Pronkssõduri ees pikniku plaaninud monumendivastased said okupatsioonide muuseumi ees politseilt õpetussõnu. Tulin täna kell 11 siia, seisin Eesti lipuga seal posti juures. Politseinik tuli juurde, ütles, et ta keelab mul siin lipuga seismise. Ja ma ütlesin, et ei saa mind keelata, et puudub seaduslik alus. Mul seista siin Tallinna tänaval Eesti lipuga. Ma arvan, et me oleme ka selle teemal öelnud, kuidas politsei hindab ja aru saab sellest esildisest, siseministri esildisest. Ja palunud ka eelkõige seda, et ja saanud teist kõigist, kellega ma olen praegu rääkinud, aru saanud, et te kõik soovite tegelikult ju nii-öelda olla rahumeelsed ja head. Hoolimata politsei soovitustest liiguti edasi Kaarli kiriku juurde, piknikule sobivalt kama sööma ja vastaspoole ees lippu lehvitama ning hümni laulma. Olgugi, et hümni sõnad päris hästi meelde ei tulnud. Ma pean siin muidugi kõhu täis sööma ja janu turgutama siin samas. Siseminister keelab, just on jumal kuningas. Sama mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial väär, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks veel, kui sa mu isamaa. Arvestage sellega, et see on Eestimaa ja teil tuleb seda maad austada, kogu lugu. Politseiosakonda viidi 8 inimest, teiste seas karistati väärteoprotokolliga ka ühiskonnategelast Jüri Estamit, kes sinimustvalge lipuga lindiga piiratud alale soovis minna. Minu arust on see midagi väga perversset selles Nõukogude õigusjärglas riigis, kus Eesti kodanik ei tohi minna Eesti lipuga, selleks on midagi erakordselt kõige haiglast. Estam soovitab valitsusel monument kohe okupatsioonide muuseumisse viia. Osapooled hakkasid peagi Tõnismäelt lahkuma, pronkssõdurile mõeldud lilled pandi Vabaduse väljakule Vabaduskella juurde. Seal lahutas vastasleere taas politseikett. Inimesed olid rahumeelsed, omavahel tülli ei kippunud ja see on nagu tore nentida ja et nad tahavad ka rahumeelset asja ajada, see annab ju head šansid selleks, et asi rahumeelselt lahendada. Pronkssõduri vastased läksid edasi Toompea lossi ette rahvuslikke laule laulma.